Näitemängu tegemine ning sellega kaasas käiv hirmus närveerimine oli meid päris ära vintsutanud ja me põõnasime hommikul kaua. Nägin unes, et magan paksu vatiteki all, see lausa lämmatab mind oma soojusega ning ma üritan jalgadega siputades end teki alt välja vingerdada. Aga see ei õnnestu kuidagi, vatitekk on nagu liimitult mu küljes. Tundsin, kuidas ma higisse upun. Lõpuks hakkas juba nii palav, et ma ei suutnud enam edasi magada ja ärkasin. Alguses oli mul hea meel, et kole uni otsa sai, aga kohe seejärel ma taipasin, et see polnudki uni. Õhk mu ümber lausa värises kuumusest ning nina sõõrmetel oli valus hingata. Kõrvetas. Ka kõik teised olid ärkvel. Onu Klaus istus rammetult purje all, kus oli ainus veidigi varjuline paik ning väänas oma karvadest higi välja. Pippo katsus endale varvastega tuult lehvitada, aga sellest polnud suuremat abi ja palavus näis tedagi kõvasti piinavat. Ütlesin, et hüppame veetünni ja jahutame end natuke. See pole võimalik, vastas Pippo kurvalt. Kogu vesi on tünnist ära auranud. Tünn on täiesti tühi. Ja tal oli õigus. Tünnis polnud tõepoolest enam tilkagi. Kõrvetav päike oli kõik ära kuivatanud. See oli paha uudis, aga veelgi halvem oli see, et ka lennuki veekella oli tabanud sama saatus. Isa hoidis seda murelikult käes, raputas ühte ja teistpidi ning ütles. Nüüd on lugu sihuke, et me ei saa ilma kellata edasi lennata. Peame maanduma ja katsuma leida veidigi vett. Kui ma ometi oleksin võtnud kaasa kõik oma tööriistad, siis oleksin ma saanud ehitada tehisvihmapilve, siis poleks meil olnud veega mingit murret. Lohutasin isa, öeldes, et kui ta oleks võtnud kaasa kõik oma tööriistad, siis poleks meie ise lennukisse mahtunud ja tegelikult oleks vaja läinud vähemalt 7 lennukit, et kõik isa tööriistu õhku tõsta. Isal on nimelt nii palju igasuguseid jupstükke ja leiutamiseks vajalikke jurakaid, et ta on nende tarvis ehitanud omaette maja. Palju suurema kui see, milles me ise elame. Mingil juhul poleks olnud võimalik neid kõiki kaasa võtta. Lihtsam oli maanduda ja otsida vett kõrbest. Jah, just kõrbest, sest sinna paksu kollase liiva sisse me potsatasimegi. Isa silmitses nukralt kuuma päikese käes virvendavat kõrbemaastikku ja ohkas. Ja siin tuleb veel leidmisega tükk tegemist. Onu Klaus vaidles talle vastu. Ta kinnitas, et kõrbest vett leida pole mingi kunst. Tuleb vaid tunda vanu rändurite nippe ja vesi on käes. Sama hõlpsasti nagu kodusest vannitoa kraanist. Ta otsis oma kohvrist välja kummalise 2-harulise pulga. Haaras sellest 2 käega kinni nagu jalgratta lenks tangist ning ütles. Veesoone kohal hakkab pulk mu käes hüppama ja siis pole muud kui labidas maasse. Ta kõndis paar sammu ja juba tegigi pulk tema peos imelikke liigutusi. Onu Klaus vilistas rõõmsalt. Ongi käes, hüüdis ta. Tulge ja kaevake. Isa tormas kohale, labidas õlal ja lõi selle liiva. Peaaegu kohe kõlksatas selle tera millegi vastu ja isa tõmbas maa seest välja pudeli. Aga kui ta selle lahti korkis, selgus, et vee asemel sisaldab pudel paljast liiva. Onu Klaus mühatas ning kõndis edasi, ette sirutatud pulk peos. Korraga kiirendas ta sammu. Mis juhtus? Hõikasin mina. Pulk veab mind vee juurde, karjus onu Klaus. Sai jutt, kus tõmbab, ärge maha jääge, kohe leiame vett. Ja tõepoolest, pulk tiris onu Klausi edasi, nagu sõidaks ta mootorsaaniga. Meie jooksime onu Klausi kannul ja jõudsime peagi üksildasse kaevuni. Mis ma ütlesin? Kelkis onu Klaus. Palun väga, kaev. Tõmmake siit vett välja, palju kulub. Isa hakkaski väntama ja peagi kerkis pang kaevust päevavalgele. Kuid paraku ei loksunud ämbris mitte vesi, vaid sahises see sama kõikjal meie ümber laiuv kollane liiv. Suurepärane, ütles isa
liivakaev. Milline tark pulk sul on, vana sõber. Küllap viib ta meid peagi ka Liivajärve ja Liivamere juurde. Kui palju vett me sealt leiame. Onu Klaus porises endale midagi nina alla ja murdis kaheharulise pulga põlve peal pooleks. Korraga hüüdis Pippo, kes oli ajaviiteks õhku tõusnud ja ümbrust uurinud. Tähelepanu, seal on linn, suur linn. Mis te arvate, võib-olla leidub seal vett? Lähme ja uurime, lausus isa ja me kiirustasime Pippo osutatud suunas. Kõrbes kõndimine on imelik. Linn paistis olevat siinsamas ja meile tundus, et kohe olemegi päral, esimeste majade vahel. Aga tegelikult polnud see sugugi nii lihtne. Me pidime kõndima hulk aega, enne kui kõrbelinn natukenegi lähenema hakkas ja vahepeal me lausa puhkasime pisut, sest kuuma päikese käes vantsimine pole naljaasi. Kuid viimaks jõudsime siiski pärale. Ja kohe selgus, et tegemist on mahajäetud linnaga. Kõndisime mööda liiva täis tuisanud tänavaid ega kohanud hingelistki. Haruldaselt põnev vanaaegne linn, kiitis onu Klaus. Huvitav, kes siin küll omal ajal elasid? Huvitav, kust me vett saame, turtsus isa vastu. Mina ei näe selles lagunenud majadega linnas midagi põnevat. Aga kui siin tõesti huvitavad, kes siin elasid, siis palun, seal on üks liivakuju. Küllap mõne omaaegse elaniku järgi kokku mätsitud. Ja isa näitas näpuga keset linna keskväljakut seisva kuju poole. See kujutas ühte hirmkõhna terava koonuga koera, kes seisis millegipärast pika liivakookidega kaetud leti taga. See on iidse liivakookide müüja kuju, ütles onu Klaus. Pippo aga lendas paar tiiru ümber liivakoera ja istus talle pähe. Järgmisel hetkel kuju aevastas, raputas end liivast puhtaks ja hüüdis. Kallid külalised, ostke liivakooke, esmaklassilised liivakoogid, valmistatud kõige puhtamast liivast. Taevas, kuidas me ehmatasime. Pippa pudenes koogimüüja peast otse liiva sisse. Isa kukkus jahmatusest istuli ning mina tormasin onu Klausi selja taha. Oli selline tunne, nagu me oleks äratanud üles ammu surnud muumia. Aga koogimüüja ei pidanud meie ehmatust mitte millekski, pilgutas silma, hõõrus käsi ja kordas. Ostke liivakooke, annan ära pool muidu. Kas teil vett ei ole? Süandas isa viimaks küsida, saades aru, et meil on vist siiski tegemist tavalise kõrbe kaupmehega, mitte muumiaga. Nüüd oli liivakoera kord jahmuda. Vett, kordas ta. Mis asi see veel on? Hakkasime talle üksteise võidu seletama, mis asi vesi on. Pippo ütles, et vesi on see, mida juuakse. Mina lisasin, et vee sees saab ka ujuda. Ja isa tähendas, et vesi on hädavajalik näiteks siis, kui on tarvis hambaid pesta. Koogikaupmees kuulas ja kehitas õlgu. Juuakse ju liiva, ütles ta ning kulistas seda meie nähes endale mitu kruusitäit kurku. Ja ka hambaid pestakse liivaga ning kus mujal on veel parem ujuda kui soojas liivameres. Ja järgmisel hetkel sumas ta mööda kõrbe ringi, rinnuni liivas, sukeldus aeg-ajalt ning ujus kord krooli, kord konna ja vahepeal sootuks selili. Meie ei osanud selle imeliku vaatepildi peale midagi kosta. Kaupmees ronis liiva seest välja ja tuli leti äärde tagasi, aeg-ajalt ühe jala peal hüpates ja kõrvu tühjaks raputades. Nägite, küsis ta. No milleks teile vesi? Ostke liiva! Siis võttis isa taskust meie tühja veekella ja näitas seda. Meil oleks vaja vett selle kella jaoks. Kella jaoks, hüüatas liivakoogi kaupmees. Mul on teie jaoks midagi hoopis paremat. Ning ta tõmbas oma halatti alt välja imeilusa liivakella, milles nirises peenike valge liiv. Isa vaatas kella ja naeratas. Liivakell, hüüdis ta. Kuidas ma ise selle peale ei tulnud?
Suurepärane, ma võtan selle. Ja lisas seejärel. Ning pakkige mulle sisse ka tosin liivakooki. Võtan need mälestuseks teie kõrbest. Väga õige, kiitis kaupmees. Liiva läheb alati vaja. Liiv kõlbab kõigeks. Ja kui me taas lendu tõusime ja kõrbe selja taha jätsime, oli tünn meie lennukis vee asemel liivaga täidetud ning meie Pipoga istusime selle sees ja ehitasime liivalossi.